Tere ilusat teisipäeva kõigile. Kell on nüüd saanud 14.00 täpselt ja mul on hea meel teid kõiki näha TalTechi jätkusuutlikkuse nädala raames toimuval veebiseminaril. Meil on külas unenõustaja Kene Vernik ja Kene räägib niivõrd huvitaval ja tegelikult alahinnatud teemal nagu uni. Me saame teada, kuidas paremini uinuda ja hoida korras oma uneaeg. Ja ma samuti kutsuksin üles kõiki tutvuma jätkusuutlikkuse nädala kavaga ning kindlasti ka teistest üritustest osa võtma, et täpsem info Facebooki lehel jätkusuutlik TalTech. Aga ma annaksin siis sõna meie esinejale. Tere tulemast, Kene Vernik. Ja tervist ja tere kõigile. Meil on siis siin üks tund, et räägin siis sellest unehügienist ja mis asi on uni ja kuidas siis oma und paremaks muuta ja teeme ka mõned tehnikad läbi. Ja ma alustangi siis kohe sellel teemal, et mis asi see uni on ja kuidas see siis nagu tekib. Tegelikult ega päris hästi maailmas ei teata, kuidas ta siis nüüd või miks ta üldse vajalik on, kui aus olla. Me teame seda, et kui me seda und ei saa, siis on ikkagi väga halb olla sellel inimesel. Ja siin on siis selline tore auraringi joonis, kus sellel joonisel on siis inimene ja inimese ees, silma ees on siis päike ja telefon ja päike siis annab võimalikult palju päevavalgust ja see päevavalgus läheb siis silmavõrkkestast kanalit pidi nii-öelda aju ja ajus siis asub selline läbi näärmes selline tuumakene nagu supriasmaatiline tuumakene. Ja see tuumake töötab igal inimesel ikkagi nagu omamoodi, mis tähendab seda, et seal on ka nagu väga suur geneetiline alus, et mis ajal just sinul näiteks melatoniin on aktiivne selles tuumakeses ja mis ajal sinu kehal meeldib olla üleüldiselt ärgas ja aktiivne. Aga igal juhul valgus reguleerib väga suuresti seda tsirkadiaanset rütmi ehk siis uneärkveloleku rütmi. Aga geenides meil on kirjas üldiselt, et millal just sinu uneaeg on ja kui pikk see sinu unevajadus on. Nüüd see valgus siis aktiviseerib ärksuse hormoonid selles tuumas, dopamiini, serotoniini, endrofiinid, kõik head hormoonid ja siis me tunnemegi, et me peame olema aktiivsed, ärksad, positiivsed, loovad, ühesõnaga hästi sellised tegusad ja kui läheb hämaramaks ja läbi selle silma nii-öelda see hämaruse info läheb sinna tuuma, siis hakkab momentaanselt nii-öelda seal need ärksuse hormoonid alanema, muutuvad vähem aktiivsemaks ja aktiivseks muutub siis melatoniin ehk siis unehormoon. Nii lihtne see tegelikult ongi, midagi väga nagu just keerulist ei ole, aga selles mõttes, aga see, millal sinu see tsirkadiaanne rütm või sinu see kell siin peas nagu kinni läheb ja lahti läheb, on natuke erinev. Et me ei saa üksteist kõiki nii-öelda võrrelda, et kuule, et me võiks nüüd kõik kell 10 magama minna. Me ei saa seda teha. Nüüd siin kehas on veel neid kellakesi, on siis sellised kehakell, on üleüldiselt kehal, et kui see aju ütleb, et kuule, et nüüd mul on aeg magama minna, siis võiks keha oma käitumisega kaasa tulla, on ju? Aga kui me oleme näiteks päeval liiga palju kohvi joonud, mis sisaldab kofeiini, siis see keha ei tule selle aju survega, nii-öelda selle aju palumise peale kaasa, sellepärast, et ta on liiga ärev, ta on liiga ärgas. Ja inimene ei suuda uinuda võib-olla nii hästi, ta ärkab mitu korda öösel üles, liiga vara ärkab üles, et kofeiinil on väga suur mõju ajule tegelikult. Miks inimesed ei taju, et kohvil nii suur mõju on, et tavaliselt et mõned ütlevad, et nad joovad enne magaminekut kohvi, jah, ta on soe jook, ta rahustab,
aga kofeiin seal sees tegelikult on meie veres väga kaua sees, pea 24 tundi ja me näeme uneuuringutes siis, kuidas inimese aju ärkab iga teatud aja tagant ja ainult 3-5 sekundiks. Ehk siis sellised tekivad mikroärkamised aju EEG-s, mida inimene ise ei taju ega tunneta. Ta ärkab hommikul ülesse ja ta on väga väsinud. Ja siis ta võtab jälle kohvi peale, umbes 3-4 tassi võib-olla päeva jooksul. Ja siis jälle mõtleb, et see vist ei mõju, et ma võtan järgmise päeval uuesti, aga tegelikult mõjub. Nii et siit siis esimene asi, mis te täna endale kaasa võtate, kui te olete koolis, kui te olete tööl, siis ma alati ka juhtidele ütlen, et palun pakkuge ka kofeiinivaba kohvi, et inimesed kasutavad seda kohvi liiga palju, et see oleks nagu igal juhul soodustav, on soodustav. Ja igal inimesel on siis oma rütm ja meie nimetame seda veel siis nagu oma tüüpi uni ehk siis kronotüüpsus. Ja kronotüüpsusest arvatavasti te olete ka kuulnud, et need ongi need varajased magajad, keskmised magajad või hilised magajad. Ja üldiselt 60% populatsioonist inimesi magavad ikkagi keskkronotüübi laadselt und, ehk siis nad jäävad seal 9-12 vahel magama ja ärkavad seal 6-7-8 ajal. Ja neid varajasi ärkajaid on vähe ja hiliseid magajaid on vähe, nagu füsioloogiliselt, et see keha nagu niimoodi vajab, nagu neid on nagu vähe. Ja see kella 5 klubi, kuhu väga paljud noored muideks kuuluvad, et sinna ma ei taha nagu halb olla, aga ma natuke olen ka, et ma ei taha, et inimesed sinna kuuluvad. Sellepärast, et kui heal juhul 10% inimesi ärkavad vara, siis see ei tähenda seda, et nad kõik ärkavad kell 5. Et võib-olla ärkavad kell 6 või 5.30 või 5.45 sobib, aga mitte kell 5. Et päriselt kella 5 ärkajaid. No ma olen 16 aastat seda tööd teinud, siis ma võib-olla 3 inimest leian, kellele päriselt sobis ärgata kell 5 kronotüübi mõttes. Nii et mis see siis teeb? See teeb nagu ülivähe. See on võib-olla heal juhul 1% sellest 10, heal juhul võib-olla alla 1 tegelikult. Ja sellepärast ma üldse ei soovita isegi proovida, sellepärast, et need inimesed jäävad unevõlga. Ehk siis nad ei maga vastavalt oma kehale õiges kohas seda und ja õige unepikkusega seda und. Nüüd, kui meil on kõik hästi läinud, me oleme ikka õigel ajal magama saanud ja me teame oma unest ja hoiame seda ja oleme vähe kohvi joonud, siis kindlasti te jääte kiiresti magama ja uni siis elektroensofalograafilise uuringuga me näeme siis, mis sügavustes teie uni on, et siin näete siis unearhitektuuri pilti, kus on näha siis 1. astmest kuni 3. astmeni see uni läheb ja REM-uni on ka siin olemas, rapid eye movement. Et kindlasti te olete nendest unefaasidest kuulnud, kindlasti vähem 1. unefaasist ja 2. unefaasist. Esimene unefaas on selline unefaas, kus inimene nagu tunneb, et ta hakkab magama jääma ja tal võib tekkida ka selline kukkumise tunne, nagu vajumise kukkumise tunne, et ma usun, et olete sellega tegelikult kursis paljud, et selline ebameeldiv tunne võib tekkida ja see on seotud lihastunnuse langusega. Ja teine asi, see teine unefaas on hästi oluline unefaas, sest seda on peaaegu 50% kogu ööunest. Kõiki muid unefaasi on kõige nagu vähem, eks ju. Ja teine unefaas on, ma nimetaks teda päästjaks, sellepärast, et kui meil on mõni orgaaniline häire, näiteks hingamishäire või me oleme suuhingaja või meil on rahutud jalad, siis nende sügavuni on häiritud ja nad ei saa sügavat und piisavalt, siis nad magavad pigem selles teises unefaasis, mis annab kosutust, natuke energiat, aga muidugi ta ei ole nii hea kui sügavuni. Sügavuni on energia taastaja ja seal lapsed ja noored arenevad ja kasvavad. Seal toimubki kasvuhormoonide eritumine, see on väga-väga oluline unefaas. Kui see laps seda unefaasi kätte ei saa, siis ma ei saa öelda, et ta nagu kärbub, aga tal tekib väga palju muid kroonilisi haigusi, mille tõttu ta ei saa elada täisväärtuslikku elu. Nüüd REM-uni, unenägude uni on seotud kognitiivse võimekuse hoidjana, teda tuntakse
hea loovus on nendel inimestel ja emotsioonide reguleerija. Et REM-uni on siis rapid eye movement ehk siis kiirete silmaliigutuste uni ja tavaliselt me näeme ära tihti näiteks kiisudel, siis need silmad käivad või lastel, et siis me teame, et tegelikult on REM-unes. Aga REM-und skoorida või hinnata on hästi keeruline unetehnoloogil, et see aju EEG on sarnane ärkvelolekuga ja sellepärast seal tekibki sellised huvitavad unehäired nagu uneparalüüs, kus näiteks inimene võib silmad lahti teha ja ta nagu aju on nagu ärgas, aga keha lihastoonus on hästi madal ja ta ei saa liigutada oma keha. No näiteks selline näide on ju. REM-une ajal on siis kõik need õudusunenäod ja peamiselt siis sellised uneärevust ja kõike seda. Sügavune ajal meil on unepaanika, unekõndimine, rääkimine väga tihti ja sügavast unest me nii lihtsalt üles ei ärka. Mida veel sellest unearhitektuurist teile rääkida on ehk see, et kui inimene on kroonilises unevõlas, ehk siis sa ei maga oma unepikkust ära, sa ei maga ära oma nii-öelda sa ei maga oma uneajas, siis inimene kaotab sügavune, ehk siis REM-uni hakkab taastama ennast sügavune arvelt, et see 20-25%, mida keha vajab, REM-une näol on vaja taastada, et ta teeb seda sügavune arvelt ja sellepärast inimene pikemas perspektiivis on väga väsinud ja unine. Sellepärast, et sügavat und ei ole tal. Võib-olla see ka teile siis ära märkida. Nii. Ja mis siis juhtub meie kehaga, et no selles mõttes täiskasvanud inimene võiks siis saada 7-9 unetundi kätte, aga ma võin ka kohe öelda, et ega see 7 tundi on ka väga vähe, et pigem 7,5, 8, 8,5 oleks selline, mida mina hakkan nagu taga ajama. Kui ma kliendiga tööd teen, et vähe on neid inimesi, kelle uni jääb ainult 7 tunni peale. Väga vähe. Aga statistika ütleb muidugi, et noored näiteks 69% noori siis, või 70% noori magab alla 7 tunni, mis on kohutav. See on nagu, ma ei tea, kuidas, nad ei ole üldse nii võimekad, esiteks alustame sellest. Sellepärast, et väheneb tähelepanu keskendumine, meie mäluprotsess on häiritud, õpivõimekus on hästi madal nendel inimestel, kes ei maga oma und täis või ei maga oma õiges uneajas. Ega see, kui sa mõtled, et mu elu nüüd, ma olen nüüd hakanud hästi hilja magama, et kell 2 olen magama läinud ja kell 10 ärkan, et siis ma saan oma unetunnid kätte näiteks. Ei, sa ei saa, sellepärast, et sinu melatoniini kontsentratsioon ajus ei ole tegelikult nii tugev kella 2 ajal, kui ta oleks näiteks 11 ajal, kui sa oled keskkronotüüpi. Kui sa oled hiline magaja, hiliskronotüüpi, siis muidugi nad lähevadki 2-3 ajal magama ja magavad 11-ni ja nad on väga võimekad ja saavad, kõik on väga hästi. Nende melatoniini kontsentratsioon ongi seal hästi hiline. Aga kui sa tegelikult oled keskkronotüüpi, oled alati kell 11 magama läinud ja nüüd pead kell 2 kogu aeg magama minema, siis sa ei saa seda und kätte. Sellepärast, et me ei saa muuta tsirkadiaalset rütmi. Inimene saab muuta seda heal juhul tund aega edasi-tagasi. Aga nii suurtes skaaladel nagu 2-3 tundi me ei saa, me jääme ilma oma heast melatoniinist. Nii, depressiooni on rohkem inimestel, nendel inimestel, kes magasid vähem, on rohkem depressiooni, siis ainevahetussüsteemid lähevad aeglasemaks, nahk läheb koledamaks, kollageeniks ju, paljud tarbivad kollageeni valku juurde, aga ma ütlen teile ausalt, kui teil on probleemi unega, siis pole mõtet seda kollageeni tarbida. Tegelege unega ja siis võite seda lisana mingi aeg teha kuure ja nii edasi, aga see kortisool, siis stressihormoon, mis tõuseb nendel inimestel, kes ei maga normaalselt, kes on unepuuduses, siis see kortisool tapab seda kollageeni valgu ära nii-öelda. Ja nüüd me teemegi esimese tehnika juba teiega koos. Ma palun võtke paber ja pliiats. Võtke kohe praegu, kes te kuulate mind. Ärge tehke midagi paralleelselt, teid on siin, vaatan kohe, 30, ei, 56, väga hea. Nii, võtke paber ja pliiats. Ja olge head, pange nüüd oma mälu proovile ja meenutage alates tänasest ööst 4 ööd tagasi. Mitu unetundi sa said? Iga öö, mitu unetundi sa said?
Nii et nüüd pane oma võimekus proovile ja vaatame siis, kui võimekad te olete, kui hästi te olete maganud, seda ma küsin ka kohe, et palun meenutage siis alates tänasest tööst ainult unetunnid, mitte voodis oleku aeg. Voodisse me võime minna, osad inimesed lähevad kell 9 voodisse, jäävad kell 12 magama. Ei, kell 12 said magama, magasid kella 7, järelikult said 7 tundi, mitte siis 11 tundi või 10 tundi, eks ju. Et see niisama passimine võtke voodist välja, see ei ole unetund, vaid proovige meenutada ainult unetunnid. Nüüd, kui te meenutate, siis ma samal ajal räägin, mida me teeme. Me teeme unerestriktsiooni tehnikat ja see on selline tehnika, mis aitab siis kiiremini magama jääda inimesel, võtab ära ärkamise tööunes ja võtab ära liigvarajase ärkamise ja selle tehnikaga me saame teada, mis kronotüüpi sa oled ja kui pikk peaks sinu uni olema. Ühesõnaga, see on selline imeline tehnika, aga üks kõige keerulisemaid ja kõige raskemaid asju, mida inimene peab tegema, aga ta on väga efektiivne. Nüüd meenutage rahulikult. Teie muudkui siis mõtlete, eks ju. Liitke kõik unetunnid kokku ja jagage siis ööpäeva arvuga, mida kasutasite. Et siis näiteks 4 ööga on ju. Ja kes teeb päeval uinakuid, siis see läheb unetundide arvesse. Nüüd oletame, et te saite 60 unetundi, kasutasite 10 tööd, siis 60 jagatud 10 on 6. Ja nüüd te jagate siis nii-öelda oma unetundide summa, mis te kokku saite 30, 40, 25 selle ööpäeva arvuga, mida kasutasite ja saate siis komaga arvu üldiselt. Ja olge head, kirjutage mulle siia chatti see komaga arv, kes mida sai ja siis ma näen ära teie grupi keskmise. Et kui head magajad te praegu olete. Ma kohe seletan ka seda tehnikat edasi, eks ju, aga liitke unetunnid kokku ja jagage ööarvuga. Nii, tuleb siit juba 7, 6,5. Oi, te olete kiired. 7,2, 5, 6,5, 7. 7 on halb. Ma ei ütle üldse, 7 ei ole hea. 6,7. No, kõige hullem ei ole, aga võiks parem olla. 9,5, keegi tõstab keskmist. 7,5, 6,7, halb. 6, halb, 5, halb. Nii, tuleb veel. 6,7, 5,6, 7,7. No, 7,7 on juba mõeldav. Ma ütleks, et keskmine on madal teil. Ma praegu ei jõua arvutada kokku, eks ju seda keskmist, aga niimoodi ülevaadates see tuleks, ma arvan, selline 7,1 või 7,1, 7,2. Mis on nagu madal selles mõttes, et võiks olla kõrgem, aga pole hullu. Aitäh teile, et te olete nii hästi üsna kiired, et saite nüüd keskmise kätte. Nii, nüüd see keskmine tähistab tegelikult praegust unevajadust sinu kehal. Et sinu keha on võimekas magama praegu nii pikka und. Seda 5, 6, 7, ta ei ole võimeline magama üle 5 näiteks, kellel oli 5, või ta ei ole võimeline magama üle 7, stabiilselt. Me tahame, et uni oleks stabiilselt iga päev sama pikkusega. Siis nüüd mõelge, pange sinna paberile kirja, mis kellaajal te tahaksite üles ärgata iga päev. Ja tavaliselt dikteerib seda ärkamiskellaaega muidugi see aeg, kui me nii-öelda peame kooli või tööle minema, aga ma tahan, et te täpsustaksite selle ärkamise aja, et kui sa oled see snuusija, siis ära enam snuusi oma elus. See snuusimine on kõige kahjulikum tegevus üldse une jaoks. Snuusimine katkestab korduvalt REM-une faasi ja sa jääd ilma väga heast unest. Nii et proovi siis panna maksimum kellaaeg, et kui sul on muidu kell 6 äratus, ja sa ei suuda ärgata ja lõpuks ärkad kell 7, siis pane kell 7 praegu. Nüüd need, kes ärkavad enne kella, et nad ärkavadki enne kella tegelikult üles, et näiteks äratuskell on kell 7, aga sa ärkad juba 6.15, siis pane praegu 6.15 oma kellaajaks. Et ühesõnaga pange oma hommikune ärkamise kellaaeg see, mis ta nagu üldiselt reaalselt on
ja kui sa tahad väga-väga magada, aga tuleb see piir ette, sotsiaalne piir, siis näiteks siis te peate võimalikult maksimumi panema, eks ju, kas või 8.05 või midagi sellist. Nii, ja mis me sellega teeme? Me teeme siis unerestriktsiooni, ehk siis paneme teid selleks lühikeseks ajaks voodisse ja kui sa panid hommikuse kellaaja, siis lahuta oma hommikusest kellaajast oma unetunni keskmine ja see unetunni keskmine võiksid ümardada poole tunni täpsuse peale, ehk siis tegelikult, kui sul on 6,2, siis sa paned ennast 6 tunniks. Ehk siis sa ümardad väiksema numbri poole tegelikult. Et kui sul on 7,8, siis sa paned 7,5 tunniks. Kui sul on 8,2, siis sa paned 8 tunniks. Et me paneme nagu lühemaks ajaks voodisse tegelikult. Ja sa pead seda voodisoleku aega hoidma 7 päeva, seda kindlat kellaaega. Et näiteks sellel inimesel on 6 tundi keskmine, et ta peab kell 8 hommikul ärkama. Me lahutame 8-6 tundi ja me saame öösel kell 2. See inimene peab kell 2 öösel magama minema. Ta peab seda tegema 7 päeva järjest, kaasa arvatud nädalavahetus. Ja nüüd ta on siis 7 päeva sellega ja siis iga nädala kaupa me saame und kasvatada 15 minutit, ehk siis ta hakkab 15 minutit varem voodisse minema iga 7 päeva tagant. Niimoodi toimub uneaja pikendamine ja kronotüübi otsimine. Ja see ongi selline hästi aeglane tehnika, veniv tehnika, aga me ei saa kohe anda sulle, ma ei tea, et mine kell 9 magama või kell 10 magama, sul ei ole lihtsalt seda und. Me ei saa niimoodi teha, sa ärkad öösel kell 2 üles ja sul on kõik läinud. Nii et proovike seda tehnikat kasutada ja kasvatada und rahulikult umbes 2 kuud ja siis hakkate sättima, et kas teil on vaja näiteks, kui te olete kiire uinuja õhtul, et siis saate veel ettepoole sättida, aga ärkate liiga vara, siis hakkate ka hommikust aega ettepoole sättima. 15 minutit alati. Ja kui te tunnete, et teil und enam ei ole kell 11 õhtul näiteks, et siis lähete aste tagasi ja sätite veel hommikust aega võimalikult maksimum hiliseks ajaks, aga üldiselt seal tulevad piirid ette, kes on hilisemad kronotüübid, see on nagu halb. Ja niimoodi me sätime üldiselt 3. kuuks me saame aru, mis kronotüüpi sa oled. Nüüd siin ühele tegelasele sobiks hästi rütm kella 4 magama ja 12 üles, aga see ei sobi üldse mitte ühiskonna normidega, mis tõttu ongi pidevalt lühikesed ööd ja nädalavahetusel magan 12-14 tundi korraga. Jah, et see nädalavahetuse uni kahjuks ei taasta ära lühikest ööund nädala sees, et tegelikult rütm peab olema nädalavahetusel sama. Ja ma ütleks kohe ära, et mulle kõlab see pigem mitte hiline unerütm, et sul ei ole hiline unerütm. Ma arvan, et kui sa nädalavahetusel ei magaks 12-14 tundi korraga ja ärkaksid kell 7 üles, siis sa jääksid pühapäeva õhtul mõistlikumal ajal magama ja saaksid pikem une. Seda võib proovida ja nädalavahetusel tõesti ei tohi oma ärkamiskellaajast väga palju üle magada, et ärkamise kellaaeg peab olema tegelikult sama iga päev kui ka tööajal, aga üldiselt me oleme lubanud 1 tund rohkem magada, et siis on okei, siis ta nagu ei hakka seda rütmi niivõrd laastama. Aga ütlen ära ka, et neid hiliseid kronotüüpe ei ole väga palju, see on äärmuslik, kui on hiline kronotüüp. Ma ei ole veel päris hilis kronotüüp, vist ühte olen, mul tuleb praegu meelde 2019 ja 2018 ma kohtasin teda. Need tavaliselt on sotsiaalsed tegurid, mis viivad meie une nagu hilisemaks. Ja täna ma väga palju unehäiretele ei keskendu, et tahaks teha rohkem just, et kuidas paremini uinuda ja kiiremini uinuda, aga ma korraks näitan teile neid unehäireid, et on siis olemas erinevaid unehäireid ja kõige enam maailmas levib muidugi unetuse häire. Ja unetusega on selline lugu, et lühiajaline unetus, ehk siis kui meil on näiteks mingi eksamiperiood või mingisugune, ma ei tea, mingi periood tööl, kus me oleme hästi ärevad ja me ei saa nädalaga magada, siis inimesele on see äärmiselt ebameeldiv ja siis ta hakkab midagi tegema selle jaoks, et ta hakkaks kiiresti magama jääma või magama
jääma. Siis ta hakkab seda und ise nagu korrigeerima, aga ta teeb seda valesti, et näiteks ta hakkab õhtul mingit alkoholi jooma või päevaseid uinakuid tegema või väga pikalt voodis olema, et voodis ei tohi niisama olla, voodis tuleb ainult magada. Ja sellest kujuneb välja krooniline unetus. Sellepärast, et kui sa oled ärgas voodis, siis sa õpetad oma keha olema ärev ja ärgas voodis, pikali asendis. Ta ei jäägi magama enam, sest pikali asend ei assotsieeru tema jaoks enam unega. Jätke see meelde. Voodi on ainult magamiseks. Vanasti tehti seal seksuaaltegevus ka, tänapäeval noored midagi teevad, aga ütleme ausalt, et see on ka nagu täiesti ära vajunud. Üldiselt ongi seksuaaltegevus või magamine, aga jah, selles mõttes statistika näitab midagi muud. Ja siis on obstruktiivne uneapnea, et siin on siis näha, kuidas inimene ei hinga normaalselt öösel tegelikult, et see on seotud siis neelu ja kurguprobleemidega ja kui on suuhingamisprobleemid, eks ju, et normaalne on hingata läbi nina, mitte läbi suu, sest siis tekivad väga rasked hambumusprobleemid sellel inimesel ja tema nägu venib välja ja tema uni ei ole kvaliteetne. Ja ega ta ilus ka ei ole, ütleme ausalt, ja tavaliselt nad jõuavad ortodontide juurde, kes korrigeerivad nende hambad ära, aga kui ta jääb suu hingajaks, siis tema hambad lähevad tagasi puseriti. Et selline unehäire. Nii, see on hästi hea, kui te küsimusi küsite, vabalt julgelt chati kirjutage, et ma siin vahepeal kogu aeg vaatan neid. Kas on oluline magada näiteks 8 tundi järjest või saab ka jagada niinimetatud 8 tundi ööpäeva peale, et 4 ja 4 või 4 või 2 või mis iganes. Tänapäeva inimene ei ole väga edukas polüfaasiline magaja ehk siis mitmefaasilises magamine. Me oleme geneetiliselt nii palju muutunud juba siin 150 aastat, kui see nagu alguse sai tööstusrevolutsioonist, kus siis inimesed hakkasid öösel magama ja päevaseid uinakuid enam ei tehtud. Teatud riikides on see nagu selline normaalne, et ma teen päevase uinaku, isegi väga pika uinaku, aga üldiselt enam ta nagu nii head kasu ei too. Kui kuidagi moodi ei saa, siis me soovitame polüfaasilist magamist, et mitme faasi kaupa, aga üldiselt ta ei ole nagu, ta ei kosuta ära. Enne magama jäämist öökopil ootavat raamatut lugeda hämaras hea idee. Raamatute lugemine on okei, aga seda võiks teha siis diivani või tugitooli peal, mitte voodis. Et see võiks olla eraldatud, see tegevus voodist, et muidu on okei. Nii, lähme siis nende häiretega korraks edasi, et on siis erinevad liigunisuse häirete kategooriad. Siia alla kuuluvad juba raskemad neuroloogilised häired, narkolepsia, idiopaatiline hüpersomnia, nendest ma täna ei räägi. Neid on väga harva esinev. Aga siis parasomniad ongi need käitumishäired, et kus inimesed kõnnivad ja räägivad ja nii edasi, on remmunehäire ja sügavunehäire, nagu ma enne rääkisin. Nii et selles mõttes need häired on väga palju seotud pingete, stressi ja ärevusega ja need on väga lihtsasti muudetavad, aga väga tihti võib-olla inimene vajab hoopis psühhoteraapiat seal juurde, eks ju. Aga üldiselt jah, see on nagu, või siis ainete tarbimisega, muidugi kanep tekitab päris palju remmunehäireid, et noorte seas kanepi tarbimine on väga populaarne, aga sellest ma räägin ka pärast. Liigutushäirete kategooriasse kuuluvad siis kõige populaarsem häire on rahutud jalad, kus siis inimese jalad on nagu rahutud ka päeval või õhtusel ajal ja tavaliselt selle rahutu jalaga kaasneb ka perioodiliste jäsemete liigutuste sündroom, mis on nagu väga paha. Ja perioodiliste jäsemete liigutuste sündroom on selles mõttes, et öösel sügav une ajal see jalg niimoodi käib teatud rütmis, siin on ka pilt BSG uuringust. Siin inimene peab kasutama ikkagi üldiselt ravimit, teatud tüüpi ravim, ja ta võtab seda ja nii ongi. Bruksism on ka siin all nii-öelda liigutushäire all, see on hammaste krigistamine ja hammaste krigistamine on ka seotud väga palju pingetega ja stressiga, aga hammaste krigistamine on ka seotud näiteks laisa lihasega, mis on lõuas. Nii et ja seal me saame magneesiumtsitraati näiteks võtta või rauda mõnikord aitab, samamoodi rahutute jalgade puhul aitab magneesiumtsitraat ja raud, aga kui see on raskel kujul, siis ei aita see ka.
Ja siis on erinevad unerütmihäired ja kõige populaarsem ongi see hiline unerütmihäire, mis noortel on siis tudengitel ja nii edasi, kus nad siis jõuavad sinna voodisse 2-3 ajal, heal juhul 4-5 ajal ja siis nad arvavad, et nad elavadki oma ideaalses rütmis, aga tegelikult, nagu ma ütlesin ka, siis neid inimesi on väga vähe, kellel päriselt tsirkadiaanne rütm on hiline. Pigem on mingite toimetuste tõttu see uni hilisemaks läinud, aga kuna nad on noored ja nende aju on hästi plastiline, siis nad taastuvad üsna kiiresti sellest traumeerivast tööst ja mõtlevadki, et see on jumala okei. Aga üldiselt ei ole jah, et siin on ka ebaregulaarne unerütmihäire ja ka 24 tunni rütmihäire, mis tähendab seda, et uni läheb astmelt hilisemaks. See on selline klassikaliste arvutisõltlaste uni ja ebaregulaarne uni on klassikaline kanepi tarbija uni. Ja Eestis teevad väga paljud ka ju inimesed öötööd, see on täiesti eraldi kategooria, et see öötööd me üldse ei soovita üldse teha, väga raske sealt välja tulla. Mis põhjustab seda, et ärkan igal öösel kuskil 1-2 tunni tagant raske meenutada viimast korda, kui kogu öö magasin? Seda on nagu raske praegu öelda, aga üldiselt iga tsükli lõpus ärkamine REM-unest, näiteks tsükli lõppu jääb REM-uni, ehk siis on sügavuni ja see REM-uni, siis võib oletada, et ma kohe küsin, et kas sa tead, kas sa hingad läbi suu või läbi nina, suuhingajad ärkavad tihti ülesse, kas sul on hingamisega on okei. Ja kui sa ärkad iga seal 1-2 tunni tagant, siis seal võib olla lihtsalt väga tundlik magaja, võib olla unetuse mehhanismi sees ja. Kas on hea kuulata enne magama minekut lõõgastavat muusikat või midagi? Iseenesest te võite muusikat kuulata ilma visuaalita, on ju? Et ei tohi nagu pilti vaadata. Ja kui see muusika lõppeb 20-30 minuti jooksul ära, siis on okei, aga mitte kogu aeg. Me oleme näinud uuringutes, kui inimesed kuulavad kogu aeg muusikat, siis neil tekivad mikrvärkamised aju EEG-s, mis lõhuvad unestruktuuri ja tekitavad väga halba ebakvaliteetset und. Kui on jet lag, kas soovitate uue kella järgi minna magama ikkagi sel kellel, mil läksite magama Eestis täpselt? Et kui sa lähed riiki, siis sa jälgid selle riigi kellaaega ja seda kella, et kui sa oled 11 magama läinud, eks ju, et siis lähed seal ka kell 11 magama selle riigi kellaaja järgi. Mis põhjustab uinumise alguses üles ärkamist, ehmatamist, hiljem mõni aeg tekib ärkvelolek? Seda ma praegu just ütlesin, aga võimalik ei öelnud, aga N1 ehk siis esimene unefaas, seal toimub nagu kiire lihastunnuse langus ja see kiire lihastunnuse langus võib tekitada sellist ärkamist või võpatust või kukkumist. Et see võib olla sellega seotud üldiselt. Nii, me lähmegi edasi unehügieeni osakonda. Te küsite ise ka juba unehügieenist palju küsimusi, mul on hea meel. Küsige. Aga ma siis räägin teile sellisest mõistest nagu prokrastineerimine, ehk siis inimesed tänapäeval väga palju prokrastineerivad, ehk siis teevad midagi sellist, mis tegelikult ei ole neile kasulik ja teevad seda ööune arvelt. Ja siis pärast on neil nagu tohutult suur süütunne, et nad käitusid valesti. Ma ei tea, vaatasid mingeid sarju, filme, mingi 4-5 tundi ja siis hommikul on väga lühike uni olnud. Et hommikul avastavad, et on väga lühike uni. Ja siin on meil üks mõiste revenge bedtime procrastination, see tuleb Hiinast, et see on nagu selline kättemaksu prokrastinatsioon, et hiinlased teevad hästi pikad tööpäevad, 12-13 tundi ja siis nad lähevad koju, siis nad jõuavad lõpuks koju ja neil ei ole nagu vaba aega ja see vaba aeg võetakse siis uneaja arvelt, et me maksame teile kätte, et me siis ei maga, et saada nagu vabalt olla. Tänapäeva Eesti noorte teema on ikkagi ka see, et nad lähevad ikkagi väga vara sinna voodisse pikali või lähevad lösutama diivani peale ja hakkavad siis sarju või erinevaid filme vaatama, mis iganes Netflix, TikTok, mida iganes nad vaatavad. Ja see on selline kompulsiivne, et nad ei saa nagu pidama seda käitumist, et seda nimetatakse binge watching ut, sellest me kirjutasin ka Tartu Ülikooli veebilehte pika artikli, et võite lugeda.
Aga see on nagu, see on nagu täiesti niimoodi, et nagu noh, ma vaatan veel, ja see kell on juba 2 ja 3 ja siis sa oled juba une arvelt nagu korralikult mingit ekraani vaadanud. Et nad kaotavad igasuguse kontrolli, see on väga palju seotud enesekontrolliga, enesereguleerimisega, need, kellel on kehvem eneseregulatsioon, siis nendel ka seda binge watchimist on palju rohkem. Ja kahjuks ongi niimoodi, et tänapäeva inimene, ükskõik kui vana ta tegelikult on, kui aus olla, puhkab ekraani ees. Et ta kuulab muusikat, aga tal on ekraanis visuaalne pilt, ta vaatab igast filme või sarju, see on tema puhkamine. Ja see puhkamine väga tihti algab seal 8-9 ajal, kus tegelikult me peaksime ekraani välja lülitama juba, et kell 10 voodisse minna. Sellepärast, et on see telekas, telefon, iPad või arvuti, kõik nad mõjutavad und. Nad nihutavad und hilisemaks. See info, mis me sealt saame, see mõjutab, et kui telekas tuleb kell 9 AK, siis ilmselgelt see mõjutab, et tegelikult ei tohiks AK nii hilja olla, et see 6.30 on veel okei, aga kell 9 on väga halb, et siis peaks olema juba tegelikult ekraan kinni. Et selline binge watchimine ja prokrastineerimine ja ekraani taga toimetamine võiks olla siis 5-8 näiteks või 9, kella 9 läheb ekraan kinni ja 9-10 või poole 11 on vaba aeg. Seal sa siis teed lihtsaid toimetusi, ei ole ekraani, et sa võid muideks muusikat kuulata, aga jälle ma kordan, palun ärge kuulake muusikat niimoodi. Päris hea. Ei ole nii, vanasti kuulete teistmoodi muusikat. Sest et me tohutult pingutame neid silmalihaseid, juba alustame sellest füsioloogiliselt, pingutame seda silmalihast ja ta on kogu aeg pinges ja juba see silmalihas ei lõdvestu meil õhtul voodis, juba sellega on probleeme. Arvestades juba see info, mis sealt tuleb ja siis teine asi muidugi valgusest räägitud on ka palju, aga valgusega muideks on viimased uuringud tehtud, et kui me paneme selle filtri sinna mobiilile ette, et siis on nagu okei, siis see võid olla, ei, see filter ei aita midagi, et see on täiesti suva. Kuidas parandada une kvaliteeti, kui elada mürarikas kohas? Kas siis võiks olla kasuks panna, taustaks panna midagi mängima, white noise? Jah. Et selles mõttes jah, et te võite kasutada seda white noise ehk siis tagatausta müra, aga see peab siis jälle ära lõppema õigel hetkel, aga võite kasutada ka kõrvatroppe. Kõrvatroppidega on ainult selline asi, et te peate seda reaalselt harjutama. Et sa harjutad kas ühes kõrvas või teises kõrvas või pool ööd ja pool ööd mitte, et siis on sellel nagu mingisugune kasu, et kasu selles mõttes, et sa nagu harjud ära, sest väga paljud ei harju ära, nad ühe öö proovivad ja siis nad on juba täiesti stressis. Ei, et seda peab nagu harjutama. Nüüd unehügieeni mõistes on väga oluline ka see, et me oleks hästi suure valguse käes päevasel ajal ja valgus võiks olla 1000 luksi valgusintensiivsust, 1000 luksi, mitte 500, mitte 400, mitte 800, vaid 1000, 1500. Ja selle jaoks Eestis ei ole väga palju Eestis ei ole väga palju keskkondi, kus me 1000 saaksime. Et kui ma kontorites olen mõõtmas käinud luksmeetriga, siis on kohe näha, et okei, et siin on 600 ainult, et kuigi on jumala valge, aga tegelikult see on uinutav. Sest kui keha istub kogu päeva pimedas kontoris, siis ta juba aju sünteesib melatoniini, juba ta on puhkeolekus ja see unesurve õhtul ei ole hea, ta ei ole kiire tulema. Ja sellepärast on oluline, et oleks hästi palju valgus ja meie ärksuse hormoonid oleks hästi aktiivselt töös. Nad ei ole töös, kui sa oled hämaras. Ja nüüd, jätke nüüd see meelde, et me ei pea hämaraks tõmbama kella 5-6 ajal õhtul. Selline talvel tavaline asi ongi, et inimesed tulevad koju, siis nad istuvad hämaras 5 tundi veel. Jumala eest, ärge seda tehke. Hämaraks peate te tõmbama selle 1000 luksi alles 2 tundi enne magama minekut. Ehk siis näiteks
oleneb, mis kell sa magama lähed, on ju, oletame kell 11, siis sa tõmbad hämaramaks kella 9-st, mitte kella 7-st, 6-st. Äärmiselt oluline. Ja selle jaoks, kui sul tuba ei anna 1000 kätte, tavaliselt ei anna, siis võib osta endale erevalguslambi või päevavalguslambi, et seda Euronics müüb. See on väga okei, selline väike iPadi suurune, selle võtad kaasa loengule või mis iganes kuhu tööle, paned laua peale ja paned 1000, eks ju. 1000 on siis see, et sa pead seda lampi vastavalt kauguses hoidma, et sa võid saada ka 10 000, aga 10 000 muidugi kogu päeva ei tasu võtta, siis see on bipolaarne. Et selles mõttes kindlasti võiks olla see 1000 siis kogu aeg näiteks, või siis sa tahad teha näiteks 5000 luksiseid selliseid kuure omale päeval, et siis 2 korda 5000 luksi tund aega järjest. Et seal on ka kirjas, soovitused üldiselt tulevad kaasa, et mida soovitatakse. Mida teha või kuidas käituda, kui unerežiim muidu on korras, näiteks lähen kell 11 magama ja ärkan kell 9, aga vahel jään 5-6 tundi magama, voodis leban, lihtsalt ei jää magama ja mõtted huvitavad. Selle jaoks kasutad unerestriktsiooni tehnikat, mis me just tegime, piirad oma voodisoleku aega, 7 päeva, hakkad kasvatama, hoiad. Hästi, kogu aeg nädalavahetusel ka. Ja teine asi on see, et nüüd, kui sul tulevad mõtted pähe, sa oled väga aktiivne oma mõtetega, siis võiks teha seda stimulikontrolli tehnikat. See on siin slaidil praegu kirjas. See on siis see asi, et ma tulen 15 minutiks korraks voodist välja ja teen midagi neutraalset. Ma ei jää passima voodisse, ma ei suru ennast voodisse. Ja tegelikult inimene võikski magama jääda 10-15 minutiga, kui see uinumine on pikem, siis juba võiks seda unerestriktsiooni teha ja kohe, kui sa hakkad seda pinget, ärevust, püüdmist tegema juba, et ma peaks kohe magama jääma, siis tuled voodist välja 10-15 minutit, et midagi muud ja lähed tagasi. Isegi kui su unisust ei taju, lähed sa ikka tagasi pärast 10 minutit üleval olemist. Aga sa paned õhtul juba asjad valmis, mida teha reaalselt. Ongi värvid, mingid värviraamatid, kuulad muusikat, loed, kõike seda võib teha, aga mitte voodis. Kuna tänapäeva inimesed on nii ekraanides mõjutatud, siis kas pole tendentsi, et inimeste unevajadusnormid muutuvad ajas või tekitab see lihtsalt rohkem vaimsete haigustega inimese ühiskonda, tundub nii sünge teema. Ja inimese unevajadus on aja jooksul nagu nii muutunud, 50 aasta jooksul on unevajadus lühenenud tunni võrra just nende nutividinate ja arvutite ja ekraanide tõttu. Tund aega lausa on keskmiselt inimese unevajadus lühenenud, aga inimesed jäävad ka kiiremini haigemaks, eks ju, hakkavad kiiremini ravimeid tarvima ja on kiiremini haigemad, aga siis on meditsiin, kes tuleb vastu, kes teeb neid kiiremini tervemaks, et ütleme niimoodi, et nagu toetus on olemas, aga tõesti jah, et neid kroonilisi haigusi hakkab kindlasti rohkem tulema ja ongi juba tulnud. Krooniliste haiguste alla lähevad väga paljud ka vaimse tervise häired, depressioon, ärevushäired, kõik need osa tulevad. Nüüd melatoniinist tahtsin teile ka rääkida, sest see on nüüd kättesaadav hästi lihtsalt nüüd käsimüügiravimina. Melatoniini ei tohi kasutada. Et kui sa ei oska seda kasutada, siis ära kasuta. Ja melatoniin võib kasutada ainult siis, kui sul on juba unerütm paigas, niimoodi nagu me siin tegime näiteks, seal 2-3 milligrammi teha kuurina 2-3 nädalat. Sa ei tohi seda võtta 3 kuud, terve aasta, ma ei tea, 10 tabletti sisse ja jess, äkki magan. Ei. Melatoniin on hormoon. Kui sa seda üle tarbid, lähed paksuks, teistpidi on see melatoniini regulatsioon, tähendab hormoonide regulatsioon on tasakaalust väljas ja uni ei reguleeru tegelikult enam. Aju ise ka enam melatoniini ei tooda ja sa jääd ikkagi mingil määral selles aines sõltuvaks. Nii et melatoniin ei ole lihtsalt niisama, see on nii, ma ei tea, lihtne asi, lähen võtan melatoniini. Ei, see ei tööta, kui sa seda valesti võtad, valedel aegadel võtad, seal on omad süsteemid, omad skeemid, kuidas meid on õpetatud, kuidas neid võtta üldse.
ja noorte puhul, kui te siin enamik olete üliõpilased, ma saan aru, siis üldse ei soovita. Ja uinuteid, uinutitest ma üldse ei räägi, selles mõttes ma loodan, et mitte keegi teist uinuteid ei tarbi, on ju. Et on siis bensodiasepiinid, et setravimid, et mõlemad on kahjulikud unele, et sellega seda bioloogilist tund sa ei taasta. Neid tohib võtta, ma olen siia need punktid üles ka kirjutanud, millal sa tohid neid võtta, et ainult hästi lühiajaliselt 14 päeva, kui on tõesti väga raske ärevusseisund ja see arst ikkagi näeb, et sümptomaatika on selline, et meil on vaja praegu korraks abi. Mis on normaalne sügavuneaeg ja kas see erineb vanusegrupi lõikes? Kohe mõtlen, et Anneli kasutab äkki nutiseadet, mis registreerib sügavat tund. Aga võib-olla ei kasuta, ma loodan, et mitte. Et siis normaalne sügavuneaeg üldiselt me niimoodi päris minutites ja tundides ei oskagi öelda, aga ta on 20-25% kogu ööunest öö esimeses pooles. Tavaliselt on seda 3-4 episoodi umbes 30-40 minutit järjest. Et see tavaliselt umbes niimoodi võiks olla. Ja vanusegrupiti on ta tõesti erinev, et lastel on teda pisut rohkem, eelkooliealistel seal 30% võib-olla isegi. Ja kui me vanemaks saame 70+, siis hakkab see sügavuni ikkagi vähenema, aga teda drastiliselt ei vähene, tõesti mõned minutid, et mõned protsendid, et see ei ole päris niimoodi, et umbes, et sügavat tund ei ole vanadel inimestel, on küll. Vanad inimesed ei maga hästi sellepärast, et neil on väga halb unehügieen ja nad võtavad palju erinevaid ravimeid ja neil on palju kroonilisi haigusi, mis ei lase neil normaalselt magada. Aga füsioloogiliselt võib neil olla väga hea uni. Ja nüüd ma tulen nende nutiseadmete juurde tagasi, et ärge kasutage nutiseadmeid registreerimaks oma und. Et näiteks, kui te võtate kuuks ajaks maha omale, ma ei tea, erinevad seadmed, sõrmused või mis iganes te kasutate, et siis te magate kindlasti paremini. Et eriti need inimesed, kellel on unega probleeme ja kes on siis ostnud omale mingisuguse nutividina, sest mitte ükski tänapäeva nutividin ei registreeri unefaase. Mitte ükski nendest, ainult EEG uuring registreerib. Ja EEG uuring puhtalt ka ei registreeri, vaid selleks on vaja polüsomnograafilist uneuuringut, et saada kätte kõik peaaegu 18 parameetrit, et üldse kirjutada sinna alla, et see jah on sügavuni või jah, see on REM-uni. Nii et 3 parameetriga südametegevuse, pulsi ja liigutusega me kuidagi moodi või temperatuuri mõõtmisega me ei saa lihtsalt neid unefaase kätte, nii et ärge uskuge seda. Ei ole seal deep sleepi, ei ole seal light sleepi, ei ärka see 100 korda ülesse, ei ole sul 5% sügavat tund. See on täielik pettus täpselt, et ma olen ise nende erinevate gadgetid üks nagu mentor olnud või ühesõnaga mind on väga palju kutsutud arendajad on kutsunud mind nii-öelda oma esimesi versioone nagu, et ma katsetaks ja ütleks oma nagu yes-templi, aga ma ei ole seda templit andnud kunagi neile. Ma olen öelnud, et me ei saa seda soovitada sellepärast, et me näeme suurtes unemeditsiini uuringutes seda, kuidas nutividina kasutamine teeb inimesi ärevaks, muretsevaks ja mis kõige hullem, ta paneb varem neid voodisse. Aga vaata, kui sa unet oled ja nutividin ütleb, et oh my god, sa magad ainult 5 tundi heal juhul, siis on selline lugu, et see unetu läheb kell 9 voodisse, aga ta magama nagunii ei jää, jääb kell 1 magama, siis ta õpetab kogu aeg ennast unetuks sellel perioodil. Nagu ma enne rääkisin teile, unetud pannakse alati lühikeseks ajaks voodisse, me kõik peaksime olema täpselt nii palju voodis, kui palju meil praegu seda und on. Nii et selles mõttes väga halb. Väga halb. Nii, lähme edasi. Keskkonnas siin mürast juba rääkisime, valgus peab olema pime, eks ju. Ja stimulikontroll siis tõesti mõtete jaoks on kõige efektiivsem, et ma tulen voodist välja ja olen voodist väljas ja teen midagi mõnusat. Ja samamoodi, et tegelikult kui sa näed, et sul on ainult 6 tundi praegu seda und ja peadki olema 12-6 voodis ainult ja siis kasutama seda pikendustehnikat, et siis tegelikult siis sa saad nagu oma elus võib-olla aega juurde, aga
pigem leia midagi väärtuslikku selleks ajaks. Et näiteks siin on list asjadest, et mida teha ekraanivabalt, et on palju asju elus veel, mida võib teha, et väga paljud noored küsivad mu käest, et okei, et kui te telefoni ära võtate, täiesti ulme, nagu mul ei ole mitte midagi teha. Nagu, no tegelikult on igast ägedaid asju, mida saab teha. Et kui sa oled ärev, siis võib teha lihaslõõgastusharjutusi, meditatsiooni ma konkreetselt väga ei soovita, kui sa pole seda õppinud. Raamatu lugemine, ma ei ütle, et raamatu lugemine peaks olema alati nagu teema, ei ole, tänapäeva inimene ei ole raamatu lugeja enam või noh, ütleme, see ei ole selline asi, et nüüd peab lugema, aga on hea viis selles mõttes ekraanivabalt olla. Ja rahutute mõtete tegelemine 2 tundi enne magamaminekut, kasutades siis sellist mõttepäevikut, ma soovitaks, see on siis murepäevik, kus sa kirjutad oma mure ülesse, et kirjutad siia esimesse tulpa mure, teise tulpa, et mis paneb sind muretsema ja sa saad nende käest küsida, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda, kui mul see mure on, et meil on praegu palju muresid arvatavasti, aga ma ei tea, et ma ei tee seda eksamit ära, et mul on homme eksam, on mure, mis selles situatsioonis paneb sind muretsema, ma ei tee seda ära, ma ei saa hakkama, ma ei jõua enam, täiesti õudne. Ja see kõige suurem ennustusprognoos on see, et ma ei teegi seda ära ja ma kukun ülikoolist välja näiteks. Ja nüüd sa saad nagu seda ärevust hinnata, aga sa saad ka küsida enda käest, et kui reaalne see on, et sa siis nüüd selle pärast nagu kukud välja. Et ei ole väga reaalne, et sa saad tõesti nagu natukene nagu oma mured siia paberile panna ja et sa ei jääks sellega lihtsalt nagu seda ketrama sinna voodisse, et seda nagu teha ei tohiks. Millised toidud, joogid soodustavad uinumist? Et toidud, joogid, mis sisaldavad trüptofaani, et guugeldate, siis on trüptofaan selline aine, mitte keha ise ei tooda, aga mis aitab toota nagu või aitab aktiviseerida melatoniini. Et need on kirsid, pähklid, banaanid, piimatooted, kalkuniliha, kõik sellised asjad. Kuidas peaks planeerima õhtust söömist, et ei segaks uinumist? Beebid ju söövad piima kõhupungile keset söömist uinuvad, samas kuulnud, et täiskõhu raske magada. Beebidel on natuke teine süsteem. Aga ütleme 4-5 tundi enne magamaminekut selline korralik portsjon on okei. Ja siis hakkab seedimine pihta, mis on hästi kulukas protsess keha jaoks. See on nagu energiakulukas ja siis see võtabki väga palju aega. Sellepärast ongi seal 4-5 tundi ka enne vaja ära süüa. Aga tühja kõhuga ka ei tohi minna, eks ju, magama. Et siis hakkab keha ikkagi väga palju seda kortisoli, adrenaliini tootma ja ta on nagu läheb ärevaks ja et kindlasti tuleks nagu midagi süüa. Et seda oskaks praegu nagu lihtsalt siia kiirelt öelda. Aga täiskõhuga tõesti ei tohiks, sellepärast, et tuleb pohmakas. Sellepärast, et toimuvad jällegi ajus mikroärkamised ja sellepärast, et kõht on täis. Nüüd ma tulen siia juurde veel, et mida te õhtul võiksite veel teha, eks see on nagu positiivsetest asjadest rääkimine. Et jube hea, kui inimesed ei keskenduks õhtul nagu negatiivsele, sellepärast, et meie mõtlemine on seotud väga palju unega ja ütleme nagu unenägudega ka on ju. Et hea, kui me ikkagi positiivsetest asjadest räägime. Et näiteks, kui ma olen oma lapsega või sa oled oma kaaslasega või mis iganes, et siis me räägime näiteks, võtame, ma ei tea, tunnustan, kiidan iseennast selle eest, mis ma täna tegin ja teine ütleb samamoodi, mille eest ta ennast kiidab täna. Et selline kiituse ja tunnustuse taasavastamine oleks nagu mõistlik eestlastel, sest eestlased üldse ei tunnusta ega kiida üksteist või iseennast. Ja see oleks hästi tore asi, millega võiks nagu alustada. Ja vanade hobide taastamine on ka, et kui sa nüüd sai teada, et sa ei tohi nii vara voodisse hoopis minna, sest tundub praegu ei ole veel, siis selliste vanade hobidega tegelemine, joonistamine, kudumine, maalimine, mis iganes sul on, võiks ka nagu sisse tulla. Ja sa saad ka olla ekraanivabalt. Väga paljud on alustanud keraamika tegemisega, et see on nagu väga paljud on võtnud selle hobi omale.
Nii, ja mul on veel siia lõppu teile üks tore tehnika, et kui teil on nüüd küsimusi, siis te võite veel küsimusi küsida. Ma ootan neid küsimusi. Öötöö tegijatel ma soovin seda, et ärge enam öötööd tehke. Öötöölistel on oma täiesti selline, see on täiesti eraldi teema ja seal on nagu sellised soovitused, et öösel kohvi ei tohi juua, enne tööle minekut okei. Öösel pead saama võimalikult palju intensiivset valgust, kui ei ole võimalik magada, et siis võtad selle valguse, see 1000 luksi. Valguse keerad umbes 3 tundi enne koju minemist juba maha seal öötööl. Ja kui sa koju lähed, paned päikseprillid ette, et sa valgust ei saaks. Nüüd magada ei tohi üle keskpäeva, üle 12 või näiteks kui sa nüüd lähed järgmisel õhtul tööle, siis sa võid magada 3-ni. Aga kui sa ei lähe, siis ei tohi üle 12 magada. Et seal on nagu sellised reeglid ja öösel ei tohi tarbida väga palju sellist toitu, et suurt portsjonit ei tohi tasuks süüa öösel, sellised kerged toidud on öösel. Aga kõige olulisem on see valgus, et öösel oleks võimalikult palju valgust ka. Öö esimeses pooles just näiteks 3-4 hommikul on hästi palju valgust ja siis vastu hommikut keerad maha, lähed päikseprillidega koju, siis on võimalik, et see melatoniini töö on okei. Aga üldiselt jah, ma ei soovita. Nii, teeme siis ühe toreda harjutuse, istuge mõnusalt tooli peale, pange jalad paralleelselt põrandaga ja käed pange põlvede peale. Hingake rahulikult ja ärge ekraani vaadake ja pange silmad kinni. Pange silmad kinni, lõdvestage oma keha, lõdvestage oma õlad, lõdvestage oma näolihased mõnusalt. Ja hingake omas rütmis rahulikult. Ja ole hea, meenuta oma varajasest lapsepõlvest või oma lähiminevikust üks koht või paik, kus sa tundsid ennast turvaliselt. Sa olid selles kohas või paigas nii-öelda hoitud, kaitstud ja õnnelik. Ja see võib olla sinu varajasest lapsepõlvest. Ja? See oleks kõige parem. Aga võib ka olla lähiminevikust. Kui sa selle koha oled kätte saanud, siis proovi sinna kohta minna. Ole seal kohas, selles paigas ja vaata seal ringi. Vaata, milliseid esemeid sa näed ja võib-olla sa oled kellegiga koos. Milliseid värve sa märkad enda ümber. Võib-olla sa tunned oma nahaga soojust või jahedust või vihma või lund või päikest, siis proovi ka see kehatunnetus kätte saada. Sul on seal väga hea olla. Sa oled kaitstud, sul on turvaline olla. Sa oled hoitud. Siis proovi mõelda, miks just seal selles kohas on nii hea olla ja mis annab sulle selle turvalise tunde. Mis on see sinu vajadus, mis on tagatud? Mõtle selle peale korraks.
rahulikult. Sul on hea olla. Sul on turvaline, sa oled kaitstud, hoitud. Ja võib-olla sa saad selle kohale ka nime anda. Et mis nimi see võiks olla. See on sinu turvapaik. Proovi veel viimast korrat seal selle hea emotsiooniga olla ja vaikselt siia keskkonda tagasi tulla. Lõdvesta ja pinge vahelt, et see on selline hea turvapaiga harjutus. Ja seda tasub siis teha, kui on nagu hästi palju võib-olla negatiivseid mõtteid peas ja te olete voodis ja tahaks taastada kiiresti positiivset emotsiooni, siis see on küll hästi nostalgiline harjutus ja emotsionaalne harjutus, aga tavaliselt me nagu taastame sellega üsna kiiresti sellised võib-olla lapsepõlve sellised ehtsad positiivsed emotsioonid, et see on selle jaoks hästi hea. Aitäh teile kõigile ja kui kellelgi on isiklikke küsimusi, saate mulle kirjutada genevernik.ee koduka kaudu ja olge tublid.